Tere hommikust, head vennad ja õed, kes te olete kogunenud või parasjagu siis veel kogunete siia Tartu Jaani kiriku võlvide alla, kus me täna ühiste jõududega viime läbi siis lühikese ja kontsentreeritud koolituse, mis puudutab ühtset peajumalateenistuse, missa ja sõnajumalateenistuse korda, mis siis piiskopliku nõukogu otsusega meie kirikusse võetakse kasutusele 1. advendipühapäevast. Ja kuigi liturgia ise on ju palve, siis ma tahaksin avada selle tänase päeva ka Jumala sõna ja palvega. Ja mida paremat või targemat ma teha oskan, kui vaadata meie kiriku kalendrisse, kus tänaseks päevaks on antud apostel Pauluse sõnad Rooma kirja 1. peatükist 16. salmist, kus ta ütleb: ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Ja küllap siinjuures peame siis endale meelde tuletama, et ka meie jumalateenistuslikus elus viimselt ei ole olulised vormilised nüansid, vaid see sisu, mida me kuulutame, mida me tunnistame, Kristus, keda me kuulutame ja keda me tunnistame. Ja see on ju meie eesmärk, see on meie ühine hool ja motiiv anda võimalikult head, usutavat ja ligitõmbavat tunnistust evangeeliumist. Selleks helisevad pühapäeviti meie kirikute kellad, selleks me remondime, korrastame kirikuhooneid. Ja võime meenutada ju ka usuisa Martin Luteri mõtteid ja ütlusi, et see, mis teeb ka kiriku pühaks, on evangeelium, mida seal kuulutatakse ja jagatakse. Ilma selleta võib olla altareid või krutsifikse või piiskopi poolt pühitsetud reliikviaid seal nii palju kui võimalik või tahes. Kristuse kuulutamine ja tema ümber kogunenud kogudus muudab kiriku pühaks ja annab ka meie jumalateenistusele mõtte. Teiselt poolt luterlik kirik kuulub kindlasti, kui me nii tohime jagada, ajalooliselt liturgiliste kirikute perre, kelle arusaam on olnud, et ka jumalateenistuse vorm ei ole midagi juhuslikku, midagi spontaanset, midagi, mida igaüks oma maitse ja suva järgi saaks kujundada, vaid ka jumalateenistuse ordo või vorm, kirikuaasta oma rütmiga. See ei ole lihtsalt pakend, kuhu evangeelium on pakendatud, vaid ka jumalateenistuse ülesehitus oma sisemise loogikaga, oma teoloogilise loogikaga, kirikuaasta ülesehitus. Ka need on kuulutuse meediumid, need kannavad endas sõnumit. Ja seetõttu on siis minul väga hea meel, et me oleme täna jõudnud sellesse punkti, kus niisuguste pikkade arutelude ja kindlasti ka vaidluste tulemusena on meie kiriku otsustuskogud otsustanud siis ühtse peajumalateenistuse korra kasuks, selle heaks kiitnud. Tõsi, siin on piisavalt valikuvabadust, mõnede arvates isegi liiga piisavalt, aga selline see kord ka on, et me oleme tahtnud ta teha võimalikult avara, et keegi ei peaks liiga palju muudatusi ette võtma või liiga paljust loobuma, aga et teiselt poolt oleks siiski ühine raamistus, ühine ordo, ka ühised abimaterjalid organistile, vaimulikule, mis siis annaksid võimaluse selle järgi jumalateenistust
pidada. Ja see tänane päev, mina lausun vaid sissejuhatavad sõnad, see tänane päev on siis mõeldud selliselt, et me praktiliselt laulame ja loeme selle jumalateenistuskorra läbi praost Mart Jaansoni ja õpetaja Jaanus Torrimi, kes täna on organisti rollis, eestvõttel ja juhendamisel, koos siis kommentaaridega, millised valikud, millised võimalused on, ja on võimalik ka kohe siis küsida, kommenteerida. Nii et ei tule sellist slaidide näitamist ega loengut ega teoreetilist osa täna, vaid tõepoolest siis niisugune praktiline läbitegemine. Millele ma veel viitan, on see, et ma esmalt ma tänan eeskätt Jumalateenistuse elu kirikumuusika komisjoni, kes on viimastel kuudel väga palju tööd teinud abimaterjalide väljatöötamisel, vaimuliku manuaal, organisti manuaal. Ma olen ise olnud osa sellest kirjavahetusest, kus need lugematud parandused hingamismärkide, taktijoonte, silpide, tekstide osas. Eks mõni trükiviga on ikkagi sisse jäänud, nagu me nüüd avastame, aga õnneks enne uue lauluraamatu ilmumist on võimalik ka need asjad korrigeerida. Ma palun kõikidelt siis ka juba ette kannatlikkust. Igasugune muudatus tähendab alati, ka siis, kui need muudatused ei ole väga suured, teatud harjumuste muutmist ja tavapärasest rütmist väljatulekut ja natukene kohanemist ja õppimist. Ma usun, et see, et kiriku kui terviku tunnistus ja liturgiline elu korrastub, on seda väikest pingutust väärt. Ja võib-olla üks asi, mida ma siis kaks asja siiski. Kõigepealt need abimaterjalid, et igale kogudusele on ette nähtud üks eksemplar trükitud organisti manuaal ja vaimuliku manuaal. Ja need ma siis täna andsin siin meie Lõuna-Eesti praostide kätte. Võru praostkonna omad on õpetaja Jaanus Torrimi käes, et kes täna ei ole veel saanud, siis saab nad kohe, et hea oleks, kui sellel koolitusel ta on käes, et siis on võimalik sealt järgida ja selle järgi teha. Nii et siis, kellel veel ei ole, küsige oma praostilt või õpetaja Torrimilt. Ja ülejäänud siis need kogudused, keda täna siin ei ole, saate siis kokku leppida oma praostidega või kus praostkondades on veel tulemas mingid ühised kokkusaamised nagu Võru praostkonnas, et siis on võimalik sealt jagada. Ja vikaarvaimulikele me siis ka loomulikult vaimuliku manuaali anname. See on üks asi ja teine on, mis puudutab neid abimaterjale ja eriti kirikulisi vihikuid, mis on nüüd juba jagatud siis meil Lõuna-Eesti piiskopkonna sinodil kõikidele, kes toona kohal olid ja keda ei olnud, jäid ka enamik siis praostide kätte, et on võimalik sealt kätte saada. Nende kirikuliste vihikutega seoses on võrdlemisi palju olnud juttu sellest, et seal on neid alternatiive ja valikuid siis lihtinimese jaoks nagu segadusse ajavalt palju. Ja tõsi ta on, et neid valikuid ja alternatiive on rohkem kui kiriku laulu- ja palveraamatu taga olevas jumalateenistuse korras, kus tegelikult ka on omajagu valikuid, mis lähtuvad paastuajast või suurtest pühadest, kus on mitu usutunnistuse varianti. Aga tõsi on, et uues vihikus, kuna tegemist on sellise kompromiss või kokkuleppe korraga, on neid valikuid veelgi rohkem. Ja kas see nüüd käib lihtsale inimesele üle jõu või ei käi, see on natukene niisugune tunnetuse küsimus, et üks võimalus tõepoolest, nagu me oleme öelnud, on see, et koguduses tehakse siis oma vihik nende valikutega, mille kasuks seal otsustatakse. Ma arvan, sellel variandil on nii plusse kui miinuseid, aga põhimõtteliselt on see võimalus olemas ja ma olen rääkinud ka konsistooriumi IT-spetsialisti Riina Sildveega, et oleks võimalik saada siis ka sellest kirikulise vihikust Wordi variant. Tõesti, kuna tööd on olnud praeguste abimaterjalidega väga palju, siis palun ka kannatlikkust.
Teine, mida ma ise tahaksin öelda, olles Viljandis just hea kolleegi Marek Rootsiga arutanud, on see, et kirikulise positsioonist ei pea eeldama, et kirikuline valdab jumalateenistuse korda nii-öelda une pealt või et ta ka abimaterjalide järgi peab suutma seda iseseisvalt pidada, sest teenistust juhib ju ikkagi vaimulik. Ja kui nüüd on niisugune olukord, kui meil on tegemist kirikuvõõra inimesega, kes tuleb leerikooli, siis on selge, et nõuabki õppimist. See on samamoodi nagu kui me anname ette piibli, ega ta ei hooma siis esimese korraga ära, et mis see 1 MS või 2 MS, 3-14 on ja kuidas need raamatud jagunevad ja kuidas see viidete süsteem on, see tahab natukene harjumist, see on paratamatu. Aga kui nüüd tuleb meile jumalateenistusele inimene, kes võib-olla valdab oma kodust jumalateenistust ja tahab aru saada, et kuidas nüüd siin on, ja ta võtab ette selle kirikulise manuaali, siis ju ega tema ei pea seda teadma peast, millised need valikud täpselt on, vaid ta ju jälgib tegelikult vaimulikku. Et lihtne, et kui me hakkame algusest minema, on alguslaul ja siis tuleb ühtlustatud korras introitus ehk algussalmid, mis on siis selle halli kriipsukesega ehk alternatiivne. Ja inimene nüüd ei tea, et kas see siis on või ei ole. Ta jälgib ju ikkagi seda vihikut, ta jälgib vaimuliku, alguslaul lauldakse ära. Kui vaimulik hakkab lugema algussalme ja lõpetab Gloria Patriga, siis ilmselt ei ole väga raske saada aru, et tegemist on algussalmidega ja vastata siis nõnda, kui alguses oli. Ja kui vaimulik alustab tervitusega, jätab alternatiivse osa vahele ja alustab tervitusega Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel, siis ilmselt ka ei ole liiga keeruline saada aru, et nüüd ollakse selle osa juures ja vastata siis aamen ja sinu vaimuga. Nii et selles mõttes ikkagi ka puhtpraktikuna oluline on, et vaimulik ja organist lepivad kokku ja omandavad selle teenistuse korra ja tõesti see võib-olla ei juhtu päris ühe teenistusega, vaid kulub natukene aega, aga nemad peavad teadma ja nemad peavad juhtima ka kogudust ja siis kogudus lihtsalt tuleb ju järgi, et eks see on natukene samamoodi nagu matustel ristimistel, kus me ei saa eeldada, et keegi tunneks ükskõik missugust korda, aga vaimulik siiski seda juhib ja niimoodi me hakkama saame. Nii et võib-olla niisugused sissejuhatavad märkused ja tähelepanekud ja minu poolt sissejuhatuseks oleks praegu või on praegu kõik. Ma palun, et me tõuseme siis palveks. Püha armuline Issand, sina oled Jeesuses Kristuses evangeeliumi oma armusõnumi ja õpetuse valge ette toonud ja oled meid kõiki selles kirikus kutsunud evangeeliumi teenistusse, keda vaimulikena, keda organistidena, kirikumuusikutena või veel teistes rollides. Olgu meile julgustuseks püha apostli tunnistus, et ta ei häbene evangeeliumi ja anna, et meiegi võiksime sedasama enese kohta öelda, et me ei häbene evangeeliumi, vaid oleme selle üle heas mõttes uhked, aga oleme uhked ka oma kiriku pärandi, õpetusliku pärandi, liturgilise pärandi, oma pühakodade, oma toimimispõhimõtete, kõige selle üle, mis meile on usaldatud eelnevate põlvkondade poolt vastutustundlikuks kasutamiseks ja ka edasiarendamiseks. Õnnista igat üht meist, kes me täna siin koos oleme, kogudusi, mida me teenime, ka seda õppepäeva, et ka see meie kiriku otsustuskogudes heaks kiidetud jumalateenistuskord võiks tõepoolest teenida sinu kogudusi, lasta meil sõnast ja sakramendist rõõmuga osa saada
lasta kogudustel kogeda edenemist, kasvamist ühises tunnistamises ja teenimises. Anna siis oma õnnistus ka tänasele päevale, kõigele, mis meil ees seisab ja juhi meid selle päeva igal tunnil ja igas asjas. Sinu püha nimi olgu kiidetud ja austatud igavesti. Aamen. Armsad õed ja vennad Kristuses, tervist ka minu poolt. Meie siis õpetaja, helilooja ja orgelkunstniku Jaanus Torrimiga püüame jumalateenistuse ühtlustatud korra läbi mängida ja laulda. Omalt poolt ma rõhutan seda, et tegemist on tõepoolest praegu materjali kogumiga. Võiks seda võrrelda natukene seadusega, näiteks kriminaal- või tsiviilõigusliku seadusega. Meil on kaasuse jaoks tarvis teatud paragrahve lugeda, me tervet seadust siis ette ei loe. Et ma võrdleksin seda samamoodi jumalateenistuse korraga, mis me parasjagu siis otsustame teatud kogudustes. Aga täna me loeme nii-öelda kogu seaduse läbi, et läheme algusest lõpuni, et tutvustada kõiki muusikalisi ja sõnalisi osi. Struktuuri kohta veel nii palju, et ajalooliselt nagu teada lääne missa kord koosneb osadest Küürie ehk issand halasta, Gloria, au olgu, Credo, usutunnistus siis, Sanctus Benedictus, mis on tavaliselt koos vaadeldud, ja Agnus Dei ehk Jumala tall. Sest 5 osa, mis ei ole muutuvad osad kiriku vastus, vaid on säilivad. Ja siis nende vahel on nii nimetatud propriumi osad, mis siis muutuvad, ja niimoodi on ka käesolev kord üles ehitatud või õigemini säilitatud seda sama struktuuri. Ja teine on siis 4 jaotus, mida te näete siis Rooma numbritega siin, kõigepealt sissejuhatus, seejärel sõna ja palve, siis armulaud 3. ja lõpuks õnnistamine ja läkitamine. Ütleme, mitmetasandilisi jaotusi on siin tehtud. Ja veel, ehkki see on ka eessõnas öeldud, kõik osad, mis on halli püstkriipsuga vasakul pool, need võib ka ära jätta. Need on ütleme siis optsionaalsed, või tegelikult ikka vist peaks ütlema, et võib ära jätta. Võib võtta, võib ära jätta, aga siis need kohad, kus on halli ristkülliku sisse asetatud osad, need on variandid, et nendest peab siis ühe valima. Ja need, kus ei ole midagi, kõik on tavaline valge värv või siis rubriigid punased, et need on siis nii-öelda kohustuslikud osad. Rohkem ma sissejuhatuseks ei ütleks ja lähme siis jumalateenistuse korra juurde. Ja ehkki me ei ole õpetaja Jaanusega varem proovi teinud, püüame siis ka hakkama saada, et vahepeal ma ütlen mõned lisasõnad ka siia, et päriselt siis jumalateenistuslik olukord siin ei ole, et see on selline koolitus. Nii, jumalateenistus algab kirikukellade helistamisega nagu ikka ja lauldakse alguslaul. Meie alguslaulu praegu ei laula, aga läheme siis edasi. Ja esimene lõik on püstkriipsuga märgistatud introitus. Võib lugeda algussalmid, need on agenda kasutajatele tuttavad, või psalmi. Ja selle lõpus ütleb liturg, au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule. Nii, kogudus vastab siis. Ja te võite siis olla kogudus ja mina siis laulan ka kogudusosi kaasa. Ei
püha vaimu nimel. Issand, olgu teiega ja sinu vaimuga. Nüüd väike sõnaline osa. Nendes kogudustes, kus on tavaks ja näiteks minu koguduses on kord kuus tavaks, kogunetakse pihiks altari ette. Ja siis liturg kutsub pihtilisi ja peab pihikõne. Ja siin on siis vaimuliku manuaalis 2 teksti, mis on siis valikulised, seal ei ole küll seda halli ristküllikut, aga on või kirjutatud. No esimene variant on siis see, et oleme kogunenud Jumala palge ette paluma temalt kosutust oma vaimule, hingele ja ihule, kuulama tema püha sõna ja tänama teda armu ja õnnistuse eest. Jumal on püha, meie oleme patused. Sellepärast tunnistagem esmalt Jumalale oma patud ja palugem halastust, et me leiaksime Jeesuse Kristuse läbi lepitust temaga ja üksteisega ning võiksime pidada seda Jumala teenistust issanda kiituseks ja meie õnnistuseks. Või õnnis on inimene, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Avagem siis oma südamed Jumalale ja tunnistagem temale alandlikult oma patud. Ja järgneb patutunnistus, mida on siis variant A ja variant B. Variant A. Kõigeväelne Jumal, halastaja isa, mina vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija, kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale, anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. Ja variant B. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peale oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Ütleb, kui see on teie tõeline tunnistus ja palve, siis kinnitage seda ja ütelge jah. Ja kogudus ütleb jah. Juhin siis tähelepanu, et see lõik praegu oli halli püstkriipsuga vasakul pool ja siin kohal võib sellega ära jätta. Järgneb pattude andeks andmise kuulutus, mida on siin vaimuliku manuaalis antud 4 varianti. Kõigeväelne Jumal on Jeesusest Kristuses meie peale halastanud ja annab meile tema pärast andeks kõik meie patud. Kristuse kiriku sulasena kuulutan ma sulle, kes oma pattu kahetsed ja tahad meelt parandada, Jumala armu ning mõistan sind sinu pattudest vabaks, isa ja poja ja püha vaimu nimel. Või selle teie tunnistuse peale kuulutan mina teile, kes te oma pattu kahetsete ja usus meie issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse panete, oma patud tahate maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane ja Jumala armu ja mõistan teid issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti, isa ja poja ja püha vaimu nimel. Või kõigeväeline Jumal on meie issanda Jeesuse Kristuse kannatuste, surma ja ülestõusmise pärast meile halastanud. Kristuse kiriku sulasena kuulutan ma sulle Jumala armu. Sinu patud on sulle andeks antud isa ja poja ja püha vaimu nimel. Või kõigeväeline Jumal, andku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast meile patud andeks, aidaku meil oma elu parandada
ja juhtigu meid igavesse ellu. Nüüd on rubriik Issand halastaja juures lehekülg 6 üleval, et kui patutunnistuses sisaldub küürie, jääb see siinkohal ära ja järgneb otse glooria. Ja see oligi siis põhjus, mis pärast eelmine küürie, mis me laulsime, oli halli püstkriipsuga varustatud. Ja nüüd siis tuleb küürie uuesti. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. On ka võimalik küürie litaaniat laulda, see on siis variant B ja siis liturg alustab. Issand Jeesus, kes sa oled meie pärast saanud inimeseks, Issand halasta. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Sina oled meie eest ristil surnud, Kristus halasta. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Sina oled meie õndsuseks surnust üles tõusnud, Issand halasta. Issand halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Nüüd variant C ees ma ütlen paar sõna. Kirikumuusikute konverentsil, mis toimus oktoobri lõpus Toilas, juhiti tähelepanu, et järgnev variant C on natuke ebaloogiliselt siia sattunud, et tõepoolest, et see ei ole ju tegelikult küürie, vaid see on paastu ajal või Kristuse kannatuse ajal kasutatav vormel, mis asendab glooriat. Ja laulame ka selle nüüd läbi. Tal, kes on tapetud, on väärt võtma väge ja kiitust ja igavesti. Oksüta talle Jeesus, sind risti küljes suunati. Suur oli sinu kannatus, eksid küll ära. Siin on siis rubriik Au olgu Jumalale all, et paastu ajal, Kristuse kannatuse ajal jääb glooria ära ja advendi ajal, kus on kombeks, võib ka veel ära jääda, aga siis järgneb glooria. Au olgu Jumalale kõrges ja
suure au pärast. Issand Jumal, taevane kuningas, Jumal kõige väeline Isa. Me kiidame sind, me ülistame sind, me jumalame sind, me austame sind. Issand, ainusündinud poeg, Jeesus Kristus, Issand Jumal, Jumala tal, Isa poeg, kes sa maailma patu ära kannad, halasta meie peale, kes sa maailma patu ära kannad, võta kuulda meie palveid, kes sa istud Isa paremal käel, halasta meie peale. Me kiidame sind, me ülistame sind, me jumalame sind, me austame sind. Sest ainult sina oled püha, ainult sina oled Issand, ainult sina oled kõrgem, Jeesus Kristus, koos püha vaimuga, Jumala Isa kirku sees. Amen, amen. Nüüd väike kommentaar, et see oli siis variant A, aga pärast ja maa peal rahu ja inimestest hea meel, mis on nüüd siis kohustuslik osa, nagu näete, võib kohe laulda kolmainsuslaulu, mis nüüd järgneb, variant B, lehekülg 9. Issand, olgu teiega ja sinu vaimuga. Palvetagem. Issand Jumal, taevane Isa, meie palume sind, juhata ja valitse meid oma püha vaimu läbi, et kõigest südamest sinu sõna kuuleme ja vastu võtame ja seeläbi pühitsetud saame. Jeesuse Kristuse, sinu poja peale kogu oma lootuse paneme, oma elu sinu sõna järgi parandame, kõige pahanduse eest hoiame ja igavesti õndsaks saame. Sellesama sinu poja Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen, aamen. Ja nagu õpetaja Jaanus ütles õigesti, et see või palvetagem on siis võimalus ilma saateta laulda. Palvetagem. Kõige väeline Jumal, me täname sind, et sa külvad meisse oma sõna seemet. Aita meil oma püha vaimu läbi seda rõõmu vastu võtta ning usu, lootuse ja armastuse vilja kanda. Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie Issanda läbi. Üks noot oli seal siis antud sulgudes, et võib minna oma sõna seemet või oma sõna seemet. 2 võimalust on. Ja järgneb samamoodi kogudus, siis on koguduse vastus koos oreliga, eks ju. Ja. Aamen, aamen.
esimene osa on läbi, järgneb siis sõna ja palve osa. Siin on siis piibli lugemised, nagu ikka oleme harjunud, ka kiriku laulu- ja palveraamatus on 2 loetavat kirjakohta, siis 1 jutluse kirjakoht. Esimene piibli lugemine on siis Vana Testamendi kirjakoht, kui ta on Vana Testamendi kirjakoht, peaks ütlema, siis lugeja lõpetab lausega "See on Jumala sõna" ja kogudus võib ka vastata sõnaliselt "Tänu olgu Jumalale", nii et see muusikaline versioon, mida just laulsime, on optsionaalne. Nüüd, siin on nüüd natukene vaimulikel on see lihtne, aga ütleme, teistel seda manuaali järgida on võib-olla natuke keeruline, et meil on lugemised ju ja jutlusalune tekst muutub kirikuaastati. Et siin on rubriik, et kui Vana Testamendi lugemine jutluse aluseks, siis võib selle lugeda muidugi vahetult enne jutlust. Siis on siin võimalus kasutada psalmi, koguduse laulu, vokaal- või instrumentaalmuusikat või mõtiskusvaikust teha, mis võib ka ära jääda siin 11. lehekülje all. No järgneb teine piibli lugemine, see on siis, kui ta on epistel, siis samamoodi lugeja lõpetab "See on Jumala sõna" ja kogudus vastab kas lugedes "Tänu olgu Jumala" või jällegi, kui epistel on jutluse aluseks, siis võib selle lugeda vahetult enne jutlust. Nii, nüüd on võimalus laulda päevalaulu. Rubriik ütleb nimelt, et päevalaulu võib laulda ka pärast evangeeliumi lugemist või pärast usutunnistust, ehk siis enne jutlust. Et viiteks, et see annab võimaluse agenda kasutajatel laulda siis nimelt jutluse laul ehk päevalaul või tavalise koha peal. Nüüd halleluuja kohta üks märkus, et me oleme agenda kasutajatena harjunud, et halleluuja tuleb siis Vana Testamendi ja epistli järel. Aga halleluuja põhimõtteliselt liturgia ajaloos on evangeeliumi ees. Ja siin siis ongi ta sellel põhimõttel asetatud. Ja nüüd, kui hakatakse evangeeliumi lugema, enne seda siis lauldakse halleluuja. Ja nüüd laulame variant A. Laulda halleluuja salmi. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Sõnad, mis Issand teile on rääkinud, on vaim ja elu. Halleluuja. Lugeda evangeeliumi selle koha peal, aga ütlen kohe ette, et seda on võimalik ka lugeda muidugi jutluse aluseks. Aga nüüd, kui ta tuleb selle koha peal, siis loeme juba siin ja teeme vastulaulu ka ära. Et see lugeja siis lõpetab evangeeliumi lugemisega lausega "See on püha evangeelium", millele siis kogudus vastab lauldes. Kiitus olgu sulle, nüüd on selline koht, kus võib lugeda usutunnistust, et teatavasti agenda järgi loetaksegi selle koha peal usutunnistust ja kiriku laulu- ja palveraamatu järgi. Aga see on siis halli püstkriipsuga märgistatud, seega see võib ka vahele jääda. Ja siin usutunnistuse järel ongi siis see koguduse laul, päevalaul, mida ma enne mainisin, et selle laulu võib tavalise koha peal siis jutluse lauluna siin laulda. Ja järgnebki jutlus, kus on tavaks
võib pärast jutlust olla mõtisklus, vaikus või muusika. Ja nüüd on siis usutunnistus, kui ta juba enne ei ole ära loetud, võib selle koha peal siis lugeda usutunnistust. Ja usutunnistusi on siis, nagu teame, meil kasutusel 2, ehkki tegelikult rangelt võttes on neid 3, aga Athanasiuse usutunnistust me ei ole kasutanud, niisiis apostlik usutunnistus. Kõik me teame seda peast, aga ma igaks juhuks loen ka usutunnistused sellepärast, et äkki keegi märkab mõnda trükiviga, mida siis on hea fikseerida. Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõigeväelise Isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen. Ja Nikaia usutunnistus. Meie usume ühte ainsasse Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu loojasse ja ühte ainsasse Issandasse Jeesusesse, Kristusesse, Jumala ainusündinud Pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud, kes on meie inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud püha vaimu läbi neitsi Maariast ja inimeseks saanud, Pontius Pilatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning 3. päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle. Tema riigile ei tule otsa. Meie usume pühasse vaimusse, Issandasse ja elavaks tegijasse, kes lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse, kes on rääkinud prohvetite kaudu. Meie usume üht ainust püha, kristlikku ja apostlikku kirikut. Meie tunnistame üht ainust ristimist pattude andeks andmiseks ja ootame surnute ülestõusmist ning tulevase ajastu elu. Aamen. Nüüd on jällegi see hall püstkriips, aga kus on tavaks, võib siis laulda kantslisalmi. Siin on koguduse laulu koht, aga võib ka olla vokaal- või instrumentaalmuusika. Samuti, kui vaimulik on kantslis, saab siin mälestada lahkunuid, võib mälestuslaulu laulda. Ja võib järgneda palvelaul, mis on siis ka harjumuspärane. Aga see võib ka nüüd ära jääda, eks ju. Aga siis järgneb kirikupalve. Siin on jälle variandid. Kõigepealt variant A, 4-osaline kirikupalve. Ja siin on siis vaimuliku manuaalis antud üks variant iga palveosa kohta. Liturg ütleb palvetagem ja loeb esimese osa. Halasta ja ustav Jumal, me täname sind, et sa oled meile avanud oma sõna rikkused ning kinkinud meile selle ühise osaduse siin pühas kojas. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Sind Jumal kiidame, sind issandame. Kutsu meid ikka uuesti, et me oleksime kuulekad
evangeeliumile ja paneksime oma lootuse täiesti armule, mida sa pakud meile Jeesuses Kristuses. Lase oma evangeeliumil levida kõikjal maailmas. Õpeta oma rahvast maailma muredest ja patuahvatlustest vaatama sinu tõotustele ning täitma sinu tahtmist. Kaitse oma kogudust vaenlaste eest, kaitse pimeduse rünnakute eest kõiki neid, keda sina oled kutsunud oma imelise valguse juurde. Valitse armuga meie maa ja rahva üle, juhata kõiki oma nõu järele. Issand, kuule meid. Kuule meid, armas Issand Jumal. Aita meid meie töödes ja tegemistes ning lase ausal tööl head vilja kanda. Valitse oma rahuga meie koguduse üle, pühitse abielusid, anna armu noorte kristlikuks kasvatamiseks, aita haigeid, kinnita nõtru, lohuta leinajaid. Lase meil kõigil olla sinu lapsed ja sinu kadumatu tõe tunnistajad. Issand, aita meid. Aita meid, armas Issand Jumal. Aita meid püüelda seda, mis on üleval ja valmista meid Issanda taastulemise ootuses. Ja kui meie maineteekond on lõpule jõudnud, siis võta meid armus vastu ning saada meid oma igavesse riiki Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. O Jeesus Kristus, kuule mind, o kuule mind. Ma tahan ikkagi toda sind. Teine võimalus kirikupalve koha peal on ekteenia ja siin on siis rubriik. Iga eestpalve osa lõpeb, me palume sind või palugem Issandat. Siin on 2 muusikalist varianti. Ja teeme siis nii, et ma loen ka selle osa liturgi osa läbi. Liturgi ütleb: palvetagem, eestlugeja, kõigeväeline Jumal, me palume sind, vala välja oma õnnistus sinu kiriku peale, et kõik tema liikmed elaksid üheskoos armastuses. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Ja teeme Jaanust nii, et siis vaheldumisi järgmine kord laulame teise viisiga. Eestlugeja, anna piiskopidele ja kõigile koguduste karjastele ustavalt teenida nende kätte usaldatud karja ning otsida neid, kes on kadunud. Aita meil kõiges, mida teeme, taotleda sinu au ja sinu riigi kasvamist. Me palume sind teise viisiga siis. Issand, kuule meie palvet. Läkita oma tunnistajaid kõikjale maailma ja lase neil viia laiali päästesõnum kõigile, kes elavad sinu sõna valguse ja igavese elu lootuseta. Me palume sind, kuule meid siis. Kuule meid, armas Issand Jumal. Me palume oma kodumaa ja tema juhtide eest, juhi neid oma tarkusega, suuna neid otsima sinu tahet. Me palume sind, Issand, kuule. Issand, kuule meie palvet. Vaata halastuses kõigi peale, kes kannatavad loodusõnnetuste, sõdade, nälja ja ühiskonna ebaõigluse pärast. Ärata meie süda märkama abivajajate muret ja õpeta neid toetama. Aita meil nii headel kui halbadel aegadel usaldada sinu halastust. Me palume sind, kuule meid. Kuule meid, armas Issand Jumal. Mõtle oma halastuses kõikide haigete peale, kingi neile paranemist ja tervist. Õpeta kõiki inimesi hoidma oma tervist ja elama puhtalt mõtetes, sõnades ja tegudes, nii ihu kui ka hinge poolest. Me palume sind, Issand, kuule meie palvet. Issand, kuule meie palvet. Olgu sinu nimi austatud Jeesuse Kristuse, sinu poja läbi, kelle nimes oled sa meile kinkinud pääste. Sinule olgu ülistus ja au igavesti. Aamen. Igaks üks ütlen siis, et mina tegin praegu
lühiduse mõttes vaheldumisi neid vastuseid, aga muidugi stiilne on, et ühed ja samad koguduse vastused on siis kas kuule meid, armas issand Jumal, või siis issand kuule meie palvet. See on arusaadav. Siis lähme edasi. Järgneb siis armulaud. Ettevalmistuslaul. See on siis, kus tavaks minu süda rõõmustelle, kus aga on pikem laul tavaks, seal jõuab korjandus ära teha näiteks ka. Nüüd ma ütlen juba ette, et on 2 võimalust, kus on tavaks kogunevad armulaualised juba siin altari ette kohe alguses koos minu süda rõõmustelega. Seal, kus on tavaks, et kogudus jääb saali, kirikusaali, seal toimub siis armulaua liturgia altaris vaimulike poolt. Ja kogudus on siis saalis. No nii või teisiti läheb edasi siis liturgia koguduse vastulauluga. Issand olgu teiega ja sinu võimuga. Ülendage oma südamed, meie ülendame südamed issanda poole. Tänage issandat meie Jumalat, see tõesti, see on õige ja hea, et meie igal ajal ja kõigis paigus täname sind. Püha issand, kõigeväeline isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie issanda läbi, kelle pärast sina meie armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust ootad. Sellepärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu. Siin on väike selline rütmivältuste segadus, selle juhiti ka tähelepanu kirikumuusikute konverentsil, aga praktikas näete, me saame suurepäraselt hakkama ka natukene vigase noodi tekstiga, sest püha alguses on tegelikult poole lühema vältusega, kui me praegu laulsime, võrreldes järgnevaga. Aga see on üks detail, mida saab siis hiljem arutada, kui lauluraamatu taha see kord paigutatakse. Järgneb armulaua pühitsemine ja siin on, ütlen kohe ära, et vaimulikel siin on 3 võid leheküljel 19-20, aga 2 äärmist võid käivad teise asja kohta, nad käivad lugemise või laulmise kohta. Aga keskmine või käib siis 2 osa kohta, nii et see on natukene, võid on erineval grammatilisel tasandil, ütleme siis niimoodi. Aga siis loen siit esimese variandi. Liturg
Me palume sind, halastaja isa, õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siin sinu laual koos on, leivast söövad ja karikast joovad või siis osa saavad ning nendest sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele, öeldes: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega, tänas ja andis selle neile, öeldes: võtke ja jooge sellest teie kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Ja nüüd kogudus võib lugeda: issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu üles tõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Või laulda. Jumal, me täname sind, et sa kingid meile Kristuses pattude andeks andmise ja igavese elu, liida püha vaimu läbi meid kõiki üheks ihuks ning aita meil sõna ja teoga austada sinu nime. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Ja nüüd tuleb siis see teine võimalus. Kiidetud oled sina, taeva ja maa issand, sa halastasid langenud maailma peale ja andsid oma ainsa poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukuks, vaid et tal oleks igavene elu. Me täname sind lunastuse eest, mille sa meile kingid Jeesuses Kristuses. Läkita oma püha vaim sünnitama meis elavat usku ja pühitse tema läbi leib ja vein, mille me sinu ette toome, et saaksime osa Kristuse ihust ja verest. Meie issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis jüngritele, öeldes: võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega, tänas ja andis selle neile, öeldes: võtke ja jooge sellest teie kõik, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Esimene võimalus: issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Laulame ükskord veel, see oli ikka võõras viis natuke. Seda söömaaega sinu poja kannatuste, surma, ülestõusmise ja taevaminemise mälestuseks. Sina annad meile süüa eluleiba ja juua õnnistuse karikast selle päevani, mil issand tuleb taas oma kirkuses. Me palume sind, vaata Kristuse täiuslikule ja igavesele ohvrile, mille läbi sa oled maailma enesega lepitanud. Ühenda meid pühas vaimus üheks ihuks ja tee meid täiuslikuks, elavaks kiitusohvriks Kristuses. Tema läbi, temaga ja temas olgu sulle, Jumal, kõigeväelne isa, püha vaimu ühtsuses, kõik au ja kirkus igavesti. Järgneb meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Nüüd on võimalik siis kasutada ka seda doksoloogiat lõpus laulmisega, nagu on paljud harjunud. See sinu päralt on riik ja vägi ja au
osa, mida võib veel mitte kasutada, rahusoovi koht. Liturg ütleb palve enne rahusoovi: Issand Jeesus Kristus, sina ütlesid oma apostlitele, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Ära vaata meie pattude peale, vaid oma kiriku usule. Kingi meile alati seda rahu ja ühtsust nii, nagu tahad sina, kes sa elad ja valitsed igavesti. Aga siis nagu kohustuslik osa tuleb, kus liturg laulab või siis ka ütleb: Issanda rahu olgu alati teiega. Ja kogudus. Seal, kus on tavaks siis rahu soovida üksteisele, seal võib seda teha, aga seal, kus seda ei ole, seda tava, seal ei pea seda tegema. Edasi tuleb siis, kus on tavaks leiva murdmine, nii nagu rubriik ütleb. Leib, mida me murrame, on Kristuse ihu osadus, karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vere osadus. Või leib, mida me murrame, on Kristuse ihu osadus, nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast. Aga kui see osa vahele jätta, siis tulebki edasi kohe Agnus Dei. Sai natuke kiiresti lauldud, see oli siis 2 korda pikemates vältustes. Kanaad, eks ju. Nii, aga siis, kui ei ole armulaualised veel altari juurde kogunenud, siis siin võib nad kutsuda. Variant A: vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu, õndsad on need, kes on kutsutud talle söömaajale. Kogudus võib vastata siis: Issand, ma ei ole seda väärt, et sa tuled mu juurde, ütle vaid üks ainus sõna, siis saab minu hing terveks. Või liturg ütleb: tulge, sest kõik on juba valmis. Ja järgneb armulaua jagamine ja siis on siin vaimuliku manuaalis antud läkitussõnad. Meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri teie eest antud ja valatud pattude andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku teid igaveseks eluks. Või te olete vastu võtnud Issanda Jeesuse Kristuse, tema hoidku teid igaveseks eluks. Ja kogudus võib siis vastata, või tegelikult siin ütleb ta igal juhul aamen,
kui on segadus, ütleme selline melu, siis see aamen võib kostuda eri kohtadest, kujutan ma ette. Ja siis liturg ütleb minge rahuga, võib ütelda minge rahuga. Nüüd on palve pärast armulauda. Kõigepealt variant A. Tänage Issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Ja tema kelmas kestab igavesti. Halleluuja. Ja siin on siis paastoaja variant, kus ei ole halleluujat. Tänage Issandat, sest tema on hea. Ja tema kelmas kestab igavesti. Järgneb siis tänupalve. Palvetagem. Ja organisti manuaalis on nüüd pandud 2 palvet pärast armulauda kõrvuti ja sellepärast Jaanus sattus segadusse, aga vaimuliku manuaalis siis ei ole seda, et see on siis seal lõpus. Põhimõtteliselt me võime korraks keerata siis sõna jumalateenistuse juurde, sest see ongi peamine erinevus. Et keerame siis leheküljele 39, kus on tänupalve seal all. Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud. Halleluuja. Igavesest ajast igavesti. Halleluuja. Ja kannatusaja variant. Issanda nimi olgu kiidetud ja austatud. Igavesest ajast kas hüppame tagasi siis 23. lehekülje peale ja lähme siis sealt palvetagem. Palvetagem. Meie täname sind, kõige väeline Jumal, et sa oma sõna ja sakramendiga meid oled kosutanud ja palume sind, õnnista meile seda armust, et meie sinusse kindlalt usume ja kõik üksteist südamlikult armastame. Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja, meie Issanda läbi. Ja teine on manuaalis on siis analoogselt alguse palvega üks ilma saateta versioon. Palvetagem, kõige väeline Jumal, lase oma sõna seemnel ja pühal sakramendil, millest me täna osa saime, meis head vilja kanda. Kingi meile päev-päevalt kõike, mida me eluks vajame ja vii meid igavesse ellu. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Nii, on lõppenud siis 3. osa armulaud ja tänupalve. Lähme 4. ja lõpuosa juurde, õnnistamine ja läkitamine. Ja tuleb siis kas lauldes või lugedes õnnistussõnad. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind, Issand, lasku oma palepaista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Ja siis 5. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Või teine koguduse vastus. Ja siis on see niinimetatud Topmani viisiga, et juhin tähelepanu, et siin on siis võetud originaalkuju, et võib-olla mõned teist on harjunud seda Topmani viisi natuke teise vältusega laulma, teiste vältuste rütmidega, aga siin on siis, peaks olema originaal, nii nagu August Topmanil selle kirjutas. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma paale sinu üle ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu peale ja andku sulle oma rohu. Ja on ka võimalik siis õnnistussõnana kasutada lühikest vormelit. Õnnistagu teid kõigeväelne Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Järgneb lõpulaul ja siis, kui on selliseid ilmalikke teateid, siis on nad paigutatud lõppu. Ja siis on läkitamine. Liturg ütleb, minge rahuga ja teenige Issand rõõmuga ja siis kogudus vastab tänu olgu Jumalale. Siin ei ole muusikalist varianti antud. Ja lõpumuusika, kus on tavaks, või protsessioon, kui on tavaks. Ja kirikukellade helistamisega lõpeb jumalateenistus ära. Nüüd manuaalides on siis ka sõna jumalateenistus välja arvatud organisti manuaalis, kus on kokku pandud, sest muidu langeb kõik kokku, aga siis see tänupalve lõpuks oli erinev, nagu me läbi võtsime. Aga sellega olen mina oma ülesande täitnud. Kui on küsimusi, siis palun küsige, aga tänan tähelepanu eest. Head sõbrad, mina ütlen siis praost Jaansonile ja õpetaja Torrimile südames suur tänu. Kui nüüd siiski on küsimusi ja tähelepanekuid, siis ma usun, me kõik oleme väga tänulikud, sest ega ükski töö ei ole täiuslik ja nagu on tulnud nendelt esitlustelt ka välja, ikkagi mis siis, et komisjoni liikmed lugesid ja parandasid vigu mitmes ringis, siis on jäänud mõned niisugused ikkagi vead sisse. Nagu kunagi üks kirjastaja mulle ka ütles, et ei ole võimalik anda välja vigade vaba trükist, vigu saab minimeerida, aga neid ei saa kunagi täielikult välistada ja nagu tulevad välja ka mõned niisugused mitmeti mõistetavused, millele ka komisjon ei ole osanud lihtsalt mõelda. Nii et me oleme väga tänulikud tagasisideme eest ja ka küsimuste eest, kui midagi on mitmeti mõistetav, et siis on võimalik seda veel meil mõelda ja võib-olla on isegi päris hea just need niisugused, et me need vihikud tegime ja praegu kasutusele võtsime, et enne siis lauluraamatu ilmumist on võimalik ka mõned asjad veel ära klattida. Et ma paar kommentaari ütlen veel, et me püüdsime komisjonis mitte liiga palju reglementeerida, et see näiteks puudutab ka tõesti neid tõusmisi, istumisi, et siin ei ole kirjas, millal tõusta ja millal istuda. Sest me jälle leidsime, et kui me hakkame siin kõiki neid variante sisse panema, siis me kõiki variante ikkagi ei suuda sisse panna ja samas meil endiselt ju kehtivad näiteks ka jumalateenistuste juhend ja niisugune tava, et millal
millal siis tingimata tuleb ikkagi püsti seista, et palvete ajal, eks ole, ja vähemalt evangeeliumi lugemise ajal, aga juba teiste piibli lugemiste puhul tehakse nii ja naa ja me otsustasime, et las see jääb niinimetatud kohalike tavade hulka, mida siis otsustatakse. Eks meil ikkagi mingisugused niisugused otsustamise ja tunnetamise kohad jäävad, kas vaimulik tuleb alguses enne alguslaulu ja räägib selle tere tulemast pardale jutu ja sissejuhatuse või ta seda ei räägi, et siis me otsustasime ka, et me kõike nagu kirjeldada ei saa. Samas on mingisugused teised kohad, mis ilmselt jällegi on selge, et kui me teeme neid teisiti, kui materjalides hakkavad põhjustama teatavat segadust ja see on nüüd, ma natukene veel seedisin ja mõtlesin ka seda küsimust, et armulaua prefatsiooni palve. Armulaua puhul oli komisjonis küll mõte ja seda rõhutasid meil ka mitmed komisjoni liikmed, et kui me mingites teistes jumalateenistuste osades võiksime lubada rohkem sellist ka kirevust, et siis armulaua palved ja kogu see ordo võiks olla suhteliselt ühtlane ja suhteliselt vähe võisid just sellistel teoloogilistel kaalutlustel ka. Et me mõistame ja praktiseerime püha õhtusöömaaega kogudustes samamoodi, et see on ka õpetusküsimus. Tulles nüüd selle prefatsiooni viisi juurde, mis ilmselgelt õpetusküsimus ei ole, vaid on muusikaline küsimus, siis on olnud komisjoni intentsioon siiski need viisid ühtlustada ja selleks on see agenda prefatsiooni palve siis viidud samasse muusikalisse vormindusse teistega, selle vanakirikliku või kiriku käsiraamatu prefatsiooni palvega ja nagu me näeme, organisti raamatus ei ole armulaua, tähendab, ei ole seda agenda viisivormelit olemas, nii et kui seda nüüd hakata sinna sisse tooma, siis tekib küsimus, et organisti manuaalis seda jällegi ei ole ja see ei ole olnud nagu komisjoni mõte tuua seda agenda prefatsiooni palve viisi. Samas see rubriik, ma möönan, on seal mitmeti mõistetav ja ilmselt on läinud niisugusel, kuidas ma siis ütlen, inertsist, kuna me igale poole panime, et võib võtta nii käsiraamatust kui agendast. Võib-olla neid selliseid mitmeti mõistetavusi on siin-seal veel, neid on meile ka meilile tulnud ja kui neid tuleb, siis andke märku ja püüame siis asju lihtsalt ka järjest nii-öelda läbi mõelda veel ja paremaks saada. No näed, Mart avastas ühe inglispäärase aameni ühe A-ga ja näiteks ka meil juba tähelepanelikud konsistooriumi liikmed tuvastasid selle, kui oli juba trükist tulnud, et õnnistamissõnade teises variandis issand õnnistagu sind ja hoidku sind on siis läinud vahetusse. Ühesõnaga peaks olema lõpus, et issand tõstku oma pale sinu üle, seal on vahetusse läinud tõstku oma pale sinu peale ja tõstku oma pale sinu üle ja ei saanud seda ära parandada ja siis puhkes üldse ka komisjonis arutelu, et kas need liturgilised vormelid peavad üks-ühele vastama nüüd siis käibel oleva piiblitekstiga, et näiteks ka see Enn Võrgu Meie Isa palve, mida siin-seal lauldakse, et ka see ei vasta täpselt Meie Isa palvele, vaid on meie igapäevane leib, anna meile tänapäev ja on tegelikult küsimusi, mida saab veel arutada eraldi, aga eks liturgia on ka elav ja ega ka see vihik ei jää viimaseks, küllap siis mingi aja pärast tuleb ja nagu ma ütlesin veel enne uue lauluraamatu välja laskmist ja vaadata need ka uuesti üle. Tõsi, lauluraamatusse me muidugi ei pane vaimuliku tekste ega neljaäälset meloodikat, vaid ikkagi selle nii-öelda kirikulise vihiku osa. Aitäh ka Tartu Jaani kogudusele, et me siis oleme saanud täna siin teie külalislahkust nautida ja sellisel kujul koos olla. Suur tänu!